kaos Hispaania Põhja-Aafrika enklaavi piiril Marokos. See on linn nimega Ceuta. Mu isa lahkus. Ma ei suuda kõike teha, sest Ceutasid on liiga palju. Ei! Kui sa mäletad seda videot, kus sa näed sõna otseses mõttes, kuidas üks Maroko relvastatud isik aitab neid inimesi veoautodest välja, siis see on tekitanud palju küsimusi. Hispaania peaminister väidab, et hullumeelne Ceuta ülevõtmine on nüüdseks selja taga ja neil õnnestus migrantidest lahti saada. Aga olukord kohapeal näeb välja veidi teistsugune. Ma mõtlen, kas see näeb välja, nagu nad oleksid enamikust inimestest lahti saanud? Sest minu arvates küll mitte. Ja mul on sõna otseses mõttes kümneid videoklippe, mida sulle näidata sellest hullumeelsusest, mis toimub. Aga veelgi olulisem kui lihtsalt selle hullumeelsuse nägemine, mis juhtus, on tegelik sissetung. See sissetung, millest me oleme rääkinud ja mille kohta oleme väitnud, et see juhtub ja on juba ammu juhtunud. Tõsiasi, et vasakpoolne valitsus, see Sanchezi tüüp, käitub üleolevalt ja väidab, et kõik on kontrolli all, samal ajal kui naised paluvad abi ja tema laeb üles suvalisi videoid. Tänavate toimuvad massilised protestid, inimesed on sellest vasakpoolsest Hispaania valitsusest tüdinenud ja väsinud. See mees, kes on toetanud ja uskunud nende sisserändajate vabadusse, seisab nüüd silmitsi tõenäoliselt kõige keerulisema olukorraga, millega ta kunagi on pidanud tegelema. Ja loodetavasti viib see tema tagandamiseni, sest see on ohtlik, hullumeelne ja arulage. Ja see on seadnud naised, kõik need naised ohtu. Vaata seda. Me ei saa kutsuda politseid ega tsiviil. Me ei saa kutsuda politseid ega piirivalvet, sest nad on ülekoormatud. Me vajame kiiret abi. Ausalt öeldes on see enne kuulmatu. Ma olen ümber piiratud. Ma kardan. Ja kuidas ma ei peaks kartma, kui mul on nutt kurgus? See pole õige. See pole ausalt öeldes õige. See pole õige. Me vajame abi. Ma mõtlen, vaata mehi tema taga. Ma tegelikult värisen. Ma mõtlen tõesti, sa pead seda ise kogema. Sa pead seda kogema naisena, sa pead seda kogema. See on sissetung. Nad on sellega alustanud. Aga on ka piirid Hispaaniaga, piirid Euroopaga. Täna oli see Melilla, homme on Kanaari saared, ülehomme on see Tarifa. Ausalt, see lihtsalt ei ole õige. Ja ta ei ole ainus, kes nii tunneb. Ma mõtlen, see naine räägib sellest, kuidas me ei saa hispaania keelest aru või võib-olla mõned teist saavad, aga ta ütleb siin, nad on meile sisse tunginud. Oleme end oma kodudesse lukustanud. Supermarketid on rüüstatud. Varusid ei ole. Mitte midagi ei ole. Nad üritavad majadesse sisse murda. Keegi ei kaitse meid. Nad on meid hüljanud. Samal ajal ütleb Sun lihtsalt, asi on kontrolli all, inimesed. Millest te räägite? Asi on kontrolli all. Ma mõtlen, vaadake, kui kontrolli all see olukord välja näeb. Siin on täielik kaos. Siin on vigastatud inimene, kes ilmselt sai haavata ja lamas värisedes maas. Kas te teate, kui palju inimesi on surnud? Üle 60. 60 inimest on surnud, kui üle 40 000 inimese üritas Marokos sisse tungida. Ja tundub järjest tõenäolisem, et Maroko oli selle taga tahtlikult. Aga ausalt öeldes pole sellel vahet. Nad kuritarvitavad Hispaania avatud piiride poliitikat, mis oli algusest peale läbimõtlematu. Aga rüüstamine, hävitamine, kahju. Ma mõtlen, ma näitan seda teile. Need inimesed on hullumeelsed ja nad on lihtsalt kõik üle võtnud ja pole üllatav, et Itaalia ja teised Euroopa riigid on paanikas ning üritavad tegelikult meetmeid kasutusele võtta, et sellega toime tulla. Aga sellest räägime kohe edasi. Ta liigub linna suunas. Sõjavägi on lihtsalt ülekoormatud. Me Kas sa ei suuda saad kõike aidata, teha, et Mikk sest neid on Maametit liiga palju kuulataks? korraga. Okei, ta ütleb, vaata, neid on tuhandeid, nad marsivad linna poole ja sõjavägi ei saa midagi teha. Nad ei suuda neid peatada. Aga sõjavägi. See ei ole nii, et nad ei saa midagi teha, sest neid on üle jõu käivalt palju. Neile on antud ka teatud juhised selle kohta, mida nad tohivad ja mida ei tohi teha. Ja sa pead seda kuulma sõduri enda suust. Me jõuame selleni kohe. See, mida sõdurid jagavad, et neil on lubatud ja keelatud selles olukorras teha, on hullumeelne. Aga nad pussitavad inimesi tänavatel. Nad pussitavad, nad teevad inimestele haiget. See on täiesti hirmutav. Nad tungivad omavoliliselt sisse, nad hävitavad. Hea uudis on aga see, et kohalikud inimesed, nagu selles stseenis, ei jää passiivseks. Nad ei anna alla vaikselt ja teevad korraliku kära. Sa ei tule lihtsalt meie linna ja ei hävita seda. Me kavatseme selle vastu midagi ette võtta. Ja miski selles meenutab väga selle Sanchezi idioodi avalikku kritiseerimist. Ma ei hakka sulle valetama, eks? See on foto. Selle postitas see tüüp. See on tehtud 250 meetrit kaugusel minu majast. Mul on 2 tütart, 3 ja 7. Ma pidin koos oma naisega neid sadamasse saatma, et kõik 3 last saaksid lahkuda. Okei, siin kõnnib ringi mees, kellel on, mis see on? Mõõk. Päriselt mõõk selle sissetungi ajal. Vaata seda.
see ei ole see, mida tõelised varjupaiga taotlejad teha tahavad. Nad tulevad siia lihtsalt hävitama ja hirmutama. Vaata seda, see on hullumeelne ja segane. See on veel üks tüüp, kes ütleb needud poliitikutele, kes julgevad väita, et kõik on jälle normaalne. See on vaid 3 minuti kaugusel minu kodust. See postitati 14 tundi tagasi. Ütle mulle, kuidas ma peaksin nüüd välja minema, ilma et ma kardaksin, et keegi teeb mulle midagi või midagi juhtub. Okei, jah, kõik on korda aetud kutid, kõik on korda aetud kutid, ärge muretsege, kõik on korda aetud kutid. Tegelikult ei ole midagi korda aetud, on täielik kokkuvarisemine. Ma mõtlen, vaadake seda. Kas te mäletate esimest korda? Ma tean, et sellest on möödus mõned päevad, aga see, et see videomaterjal ikka veel kestab, kas te mäletate, mida nad meile ütlesid? Kaos Hispaania Põhja-Aafrika enklaavi piiril Marokos. See on linn nimega Sus. Te näete, kuidas tuhanded on see suta, mitte kutta. See on piinlik. Murravad läbi aia ja käivad piiripolitseist täielikult üle. Nende video näitab suuri inimrühmi, enamasti noori sõjaväeealisi mehi, suruvad end täispuhutavatesse torudesse või saabuvad randa muul viisil. Mõned neist ootavad vees, kui nad väravatest läbi murravad, et teisele poole pääseda. Sandra, see meenutab seda, mida nägime avatud piiride ajal Bideni administratsiooni ajal. Ma mõtlen, kas sa tead, et Bideni administratsiooni ajal lubati Ameerika Ühendriikidesse iga päev umbes sama palju inimesi, kui praegu siia lubatakse. Aga probleem on selles, et see saar on natuke väiksem. Aastal 2021. 2024. Üsna sarnaselt sellele, mida nägime Del Rios 2021 aastal. Sotsialistlik päevakava, nende platvorm ütleb sõna-sõnalt, et nad tahavad kaotada piirid, kaotada immigratsioonikontrolli ja tagada täieliku liikumisvabaduse. See näebki teises riigis välja nii, kui nad saavad, mida tahavad. Pange tähele, et valitsus ei osuta mingit vastupanu. Need inimesed on. Me liigume edasi. Muide, jääge meiega selle video jooksul, sest me hakkame vastama küsimusele, kas see oli planeeritud. See on suur küsimus ja seal on palju, mida küsida. Aga praegu, ma mõtlen, vaadake seda. See on lihtsalt hullumeelne. Inimesed võtavad asjad enda kätte. Okei, Sueta või Queta inimesed või mis iganes selle nimi on. Ma ei suuda tegelikult sellest videost üle saada. See on sõna otseses mõttes sissetung. See on having. Nende linnad on hävitatud. Vaadake seda. Mis pagan see on? Hävitatud. Nad hävitasid. Nad hävitasid. Ja ausalt öeldes pärast selle nägemist ma ei tea, kuidas keegi ei näe seda enam sissetungina. Ma ei saa aru, kuidas sa ei võiks sellest aru saada, aga tuleb välja, et paljud inimesed Hispaania, mõtlen, vaadake seda, paljud inimesed Hispaanias nõustuvad meiega, et midagi on siin valesti ja et võib-olla peaks Sanchez lahkuma. Ma mõtlen, lihtsalt kuulake seda. Kuulake, mida nad ütlevad. Need on kõik inimesed, kes protestivad Sanchezi vastu ja nõuavad tema tagasiastumist pärast kõike seda, mida me just nägime. Ja nagu ma ütlesin, Hispaania on sõna otseses mõttes jalul. Praegu toimub meeleavaldus, mis püüab sellele põhilisele sissetungile Getas vastu astuda. Ja inimesed on tänavatel karjudes Sanchezi tagasiastumise nimel, püüdes vastu hakata. Sul on seal täiskasvanud inimesed, kes suudavad end kaitsta, tõesti püüdes meeleavaldusel midagi muuta. Hispaania on ju Hispaania, see ei tohiks olla ülevõtmine. See ei paista Sanchezi jaoks eriti hea välja. Kes saabub Suetosse või kuidas iganes seda nimetatakse ja teda tervitatakse niimoodi, eks? Sest mäletate, see on see mees, kes on tulnud välja nende rumalate avaldustega öeldes, et valitsus tagab Sueta elanike turvalisuse ja tuvastab julgeolekujõudude kohaloleku ning kutsub esile linnatänavatel segadust. Lisaks paigutame linna füüsilised tõkked, et hõlbustada tagasisaatmist piirile, kus teate küll, oleme neist enamikust juba lahti saanud. Ta peab kogu aeg neid kõnesid, peab neid kõnesid. Samal ajal vaadake, mis ikka veel toimub. Ma lihtsalt ei suuda sellest üle saada. See on videomaterjal sellest, mis eile õhtul linnas toimus. Ma ütlesin teile mõned asjad, mida me vaatame ja ma tahan teile näidata, et ma mõtlesin seda tõsiselt. Kõigepealt kuulake mida. Nad loobivad siin võileibu. Põmm. Ma ei usu, et nad on tema üle väga õnnelikud. Kui te teate, mida tähendab hijo de puta, siis nad ei ole tema üle väga õnnelikud. Nad karjuvad. Aga ma ütlesin teile, et me räägime natuke sõduritest ja sellest, mida nad ütlesid. Kuulake seda. Kas neil on käsk midagi teha? Midagi teha. 1. El ejército, kes on? Praegu on meil ainult luba. Nii et siin tunnistab üks Hispaania sõdur kaamera ees, et vägedel on ainult luba paluda ebaseaduslikel migrantidel Marokosse tagasi minna. Nad võivad neid paluda, nad ei pea neid sundima, nad ei pea midagi ette võtma. Nad peavad lihtsalt küsima, kas nad lähevad. Eks? Ja sa mõtled, mis pagana asi see on? Mis mõte on sõjaväel, kui nad peavad inimesi paluma? Tavalised inimesed võivad ka küsida. Sõjaväel pole mõtet, kui nad ainult küsida saavad. Ma ei saa sellest täielikult aru. Nii et ma ei saa sulle öelda, kas see on 100% täpne postitus, aga see on palju tähelepanu saanud ja pärineb üsna usaldusväärsest allikast. Näidates piiri suunda. Igatahes ja nüüd,
vastuseks sellele, kuna inimesed on Pedro Sanchez'e peale väga vihased. Lihtsalt näitamaks, kui tundetu see mees on, vaata, mida ta täna üles laadis. Sel suvel olen ma koostanud esitusloendi mõnest laulust, mida ma kuulan. Jah, Sa vaatad, kuidas ta jagab sinuga oma TikToki esitusloendid, sest tead küll, see on ju ideaalne aeg jagada oma aasta lemmikmuusikat, kui kogu riik on sõna otseses mõttes marru aetud selle hullumeelsuse pärast, mida ta teeb. Ja loomulikult meil on see jaanuarist 2026, kui Elon Musk kritiseeris teda tema immigratsioonipoliitika pärast. mõned ütlevad, et oleme liiga kaugele läinud, et me läheme voolule vastu. Aga ma tahaksin teilt küsida, Millal õiguste tunnustamisest sai midagi radikaalset? Kui need õigused kuuluvad inimestele, kes üritavad sõna otseses mõttes sinu linna imbuda, sisse tungida ja selle üle võtta, sõna otseses mõttes. Ilma igasuguse liialduseta, eks. Mis siis lõpuks juhtub? Euroopa Liidus paljud inimesed, eriti Itaalias, ütlevad, vaadake, meil ei ole huvi selle vastu, me oleme mures selle pärast, mis toimub. Seega tahame tugevdada oma piire ja samuti tahame tõhustada kontrolli nende inimeste üle, kes tulevad Hispaaniast. Sest me ei arva, et neid inimesi peaks lubama meie riiki, kui nad tulevad Hispaaniasse. Hispaania lihtsalt lubab neil sisse tulla. Hispaania ei ole selle üle eriti õnnelik, ta on väga ärritunud ja nimetab seda isekaks, polariseerivaks ja ebaseaduslikuks. Ta nõuab erakorralist kohtumist, sest see lihtsalt ei ole okei. Ceuta ei ole isegi kontrolli all ja peaaegu kõik migrandid on juba Marokosse tagasi läinud ning Hispaania piir on vähem läbilaskev kui Itaalia oma. Okei. Muidugi Itaalia jälgib seda. Loomulikult jälgivad ka teised riigid neid kaadreid ja ütlevad, tead mis? Võib-olla me ei taha, et see juhtuks meie linnades. Võib-olla see kogu oleme toredad ei näe tegelikult nii välja. Võib-olla see on vale, võib-olla see on fassaad. Võib-olla peame end iga hinna eest nende inimeste eest kaitsma, aga ka nende inimeste eest, sest need inimesed võimaldavad neil inimestel tegutseda. Ja seega mõlemad need inimesed on väga problemaatilised, kui tahad meie linna turvalisena hoida. Ma mõtlen, see on peaaegu iseenesest mõistetav, eks. Nagu ma ütlesin, Soweto inimesed või püüavad vastu võidelda. Aga ka nende elud on lihtsalt hävitatud. Ma olen Ceutas, aga praegu on olukord selline, et me elame täielikus meeleheites. On palju telekanaleid, mis näitavad seda, mida nad tahavad. Ja mul on hirm, siin on üks abielupaar, kes just tülitses. Nad tulevad siia ja naeravad, sest me räägime siin. See ongi see, mida nad tahavad ja nad hirmutavad meid ja see ei ole normaalne. See ei ole normaalne. Ei, see ei ole normaalne. Mitte miski sellest, mida me näeme, ei ole normaalne. See on sõna otseses mõttes sõjatsoon. Olgu, nad hävitavad linna, lõhuvad asju, tulevad sisse. Selles elamine on täiesti hirmutav. Tõeliselt hirmutav. Häving. Tulevad sisse, ronivad redelitel, lõhuvad aknaid. Ma mõtlen, sa võiksid arvata, et see on liialdus, aga ei ole. See ei ole liialdus. Ja nagu me ütlesime, meil on palju küsimusi selle kohta, kuidas see kõik juhtus. Sest kui sa mäletad seda videot, kus sa näed sõna otseses mõttes, kuidas üks Maroko relvastatud isik aitab neid inimesi veoautodest välja, siis see on tekitanud palju küsimusi. Sa oleksid üllatunud, inimesed on nagu, oota nüüd, mis toimub? Ja meil võib olla teile mõned vastused, eks? Ainult mõned. Olge kannatlikud. Olge kannatlikud, olge kannatlikud. Otsime teile kohe need vastused üles. Aga enne kui me selleni jõuame, siin on üks video, mida ma teile ei näidanud mõnest Save Europe Acti tegevusest, millest me palju postitasime, kus nad tulid sõna otseses mõttes füüsiliselt blokeerima teist sadama sissepääsu nõudes remigratsiooni. Lihtsalt selleks, et inimesed mõistaksid, et see ei ole nähtus, mis võiks levida. Ja kui me pole veel piisavalt kaadreid näinud, et ei probleemi olemasolus veenda, siis kuulake seda. Vaadake kõiki neid inimesi, kes on lahkunud. Ohtu enam pole. Ainult tuhanded noored mehed tänavatel, kes karjuvad Allah Akbar. Jah, ei, siin pole mingit ohtu. Kus te siin üldse ohtu näete? Olgu, vaatame, mida see selgitab video meile räägib. Hispaania on saatnud oma Põhja-Aafrika territooriumile Ceutasse julgeolekujõud ja sõjaväelased. Pärast erakordne rändajate laine ületas piiri Marokost. Hispaania võimude hinnangul sisenes Ceutasse vaid 24 tunni jooksul umbes 65 000 inimest. Vähemalt 38 migranti, kes üritasid jõuda Hispaania territooriumile Ceutasse, on surnud pärast seda, kui nad ületasid piiri Marokost. Aga siin on küsimus, millele keegi ei näi oskavat vastata. Kas oli kontrollimatu humanitaarne rändelaine või lasti sellel juhtuda? Miks üritas nii palju inimesi korraga Ceutasse siseneda? Hea küsimus. Kuidas jõudis nii palju inimesi peaaegu samaaegselt piirile? Kas see tung oli tahtlikult organiseeritud või tekkis see spontaanselt? Ceuta on alati olnud rohkem kui lihtsalt rändetee. See on ka väga tundlik punkt Hispaania ja Maroko suhetes. Maroko väidab, et Ceuta kuulub neile koos Hispaania teise Põhja-Aafrika enklaavi Melillaga omaenda territooriumina. Ja rändesurve Ceuta ümbruses on korduvalt põimunud kahe riigi vaheliste diplomaatiliste pingetega.
kõige dramaatilisem näide oli 2021 aastal, kui tuhanded migrandid sisenesid Ceutasse Hispaania ja Maroko vahelise suure kriisi ajal. nii et iga kord, kui sellel piiril ilmub ootamatult suur hulk inimesi, tekivad kohe küsimused, kas liikumine on täiesti spontaanne või on mängus ka poliitilised tegurid. ma mõtlen, juba seda vaadates ütleksin ma, et jah, poliitilised tegurid on mängus, aga oodake, me vaatame veel. Vaatame, mida New York Times selle kohta ütleb. ma olen siin Ceutas, mis asub Põhja-Aafrikas, kuid on Hispaania territoorium. Umbes 50 000 inimest on viimase 2 päeva jooksul ületanud Maroko piiri ja tulnud Ceutasse. See põhjustab siin Hispaanias immigratsioonikriisi. Noori, mis on nõrgad. Inimesed on surnud, üritades üle pääseda. Ausalt öeldes mõtleme vahel, kuidas inimesed sellistele ametikohtadele saavad. Seal on nii palju karismaatilisi inimesi, aga New York Times ei suuda leida kedagi, keda oleks nende videotest tegelikult huvitav kuulata. Hea taevas. Paljud inimesed, kes tulid, kuulsid sotsiaalmeediast või suusõnaliselt, et piire ei kontrollita ja et Maroko politsei, kes tavaliselt on väga range, lasi nad lihtsalt läbi. Hispaania korrakaitsjatel polnud lihtsalt piisavalt jõudu midagi teha. Kõik, mida nad said teha, oli püüda tagada, et riiki sisenemine toimus korrapäraselt. Paljude nende inimeste jaoks oli tee Ceutasse piiri ümber ujumine. Hispaania kavatseb selle nüüd raskemaks teha. Nad paigaldavad sinna poid ja muudavad siia jõudmise teekonna pikemaks. Ceuta elanikkond on siin vaid umbes 84 000 inimest. Nii et kui siia tuleb 50 000 inimest, siis on seda tunda. Ei või olla, tõesti või? Elanikkond peaaegu kahekordistus. Lihtsalt ei olnud piisavalt infrastruktuuri, et kõigi nende inimestega toime tulla. Polnud midagi süüa, polnud kusagil magada ja polnud midagi juua. Ja sa võisid tõesti tunda kõigi nende inimeste kurnatust, kes siin olid. Ja olidki mõned inimesed, kes ütlesid, et nad tahavad tulla siia Hispaaniasse, et alustada uut elu ning tundsid, et neil on siin suuremad võimalused või vähemalt rohkem võimalusi kui Marokos. Ja kui ma rääkisin kohalikega, olid nad valitsuse peale maruvihased, et see kõik juhtuda lasti. Üks asi, mida meeles pidada, on see, et me ei ole Mandri-Hispaanias ja kui nad tahavad sinna minna, tuleb meil veel meri ületada. Kui see reaalsus inimestele kohale jõudis, eriti olukorras, kus polnud eriti süüa ega juua, said nad aru, et võib-olla on tõesti aeg tagasi minna. 45 000 inimest suundus tagasi Marokosse, mis oli ilmne minu arvates. Sellest, mida inimesed endaga kaasa tõid, mida polnud eriti palju, oli see, et inimesed ei olnud tegelikult planeerinud, mis neid siin ees ootab. Ja ma arvan, et sellepärast me näemegi, et paljud neist lähevad tagasi. See New York Timesi reporter ütles sõna-sõnalt, et need inimesed tulid siia, sest nad otsisid võimalust luua endale parem elu riigis, kus on rohkem võimalusi. Ja see on täiesti vale. Need inimesed tulid siia, et tekitada võimalikult palju kaost. Vaadake, kuidas nad käitusid. Kui nad jõudsid Hispaaniasse, kas need inimesed näevad välja nagu need, kes tahtsid luua endale parem elu ja leida rohkem võimalusi? Võida! Ma mõtlen, sa just nägid seda. Kas see tundub sulle nagu inimesed, kes tulid siia võimalust otsima või nagu keegi, kes tuli siia kaost tekitama? Ma mõtlen, peavoolumeedia tõesti arvab, et me oleme idioodid. Nad tõesti arvavad, et me oleme idioodid. Ja sellepärast ongi selline kajastamine väsitav, igav ja tüütu. Sa ei abi isegi küsima, kuidas on võimalik, et need politseinikud, kes on tavaliselt väga ranged piiride suhtes, ütlevad äkki lihtsalt, olgu, minge üle. Mis mõttes? See ongi kõige suurem lugu. See on see, mida kõik peaksid küsima ja millele vastuseid otsima. Mis toimub? Miks Maroko saadab kõik need inimesed üle piiri? See ongi küsimus, mis kõigil mõttes on, kuidas saab selline sissetung üldse juhtuda? Kuidas Sanchez arvab, et ta suudab seda õigustada? Kuidas ta ikka veel võimul on ja kuidas Maroko seda kõike surub ning keegi ei pea neid selle eest vastutavaks? Kas me tõesti jätame endast rumala mulje? Aitäh tähelepanu eest sellele küsimusele.